Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Viimasel ajal olnud juttu Eestis just siis läbi telesaate Radari vahendusel toimuvast juhtumist, kus siis üks ettevõte, kes kasutab võrkturunduse võtteid või siis tinglikult võrkturunduse loogikat, on natukene tekitanud sellist pahameelt. Ja et tema ei ole esimene ja ei ole ka viimane ettevõte, kus ütleme, et inimesed tegutsevad ebaeetiliselt. Ei ole olemas ju süüdi kuidagivõrd ettevõte ise. Ettevõte on paljas leht paberit, mis on juriidilisel kujul kinnitatud. Ettevõte saab toimida ainult läbi seal tegutsevate inimeste. Ja kõik algab pihta juhtkonnast. Ma mõtlesin, et ma teen selle video just tänu sellele, kuidas sina saaksid oma siis meeskonnas teha nii, et selliseid asju ei juhtuks. Meie asi ei ole kellelegi näidata näpuga või kritiseerida. Kindlasti on igast loost midagi õppida, midagi tähele panna ja vaadata või siis kõige parem ehk küsida endalt üks küsimus. Ja küsida küsimus, mida saan mina teha selleks, et sellist asja minuga ei juhtuks. Selle ettevõttega, millega ma tegutsen, ei juhtuks või minu meeskonnas ei juhtuks. Ehk mida mina saan teha paremini? Kuidas saan mina olla parem? Ja ma räägin täna just sellest poolest. Tänaseks olen ma siis tegutsenud võrkturunduse elukutse juures rohkem kui 5 aastat. Ja olen seotud ühe kindla Rootsi ettevõttega rohkem kui 4 aastat. Ka minul on olnud eelnevalt erinevate ettevõtete kogemusi, kuid ma olen jäänud ja jään ühele kindlaks ning ma olen õppinud ühe väga olulise asja. Ja see on see, et tuleks aru saada, et võrkturundus ehk siis see võimalus või lisateenimisvõimalus või ärivõimalus, kuidas sina seda võtad, olenevalt siis millise otsuse oled oma elus teinud, on suuresti alguses siiski lisateenimisvõimalus. Ja miks ma rõhutan sõna lisateenimisvõimalus? Aga sellepärast, et kui sul on olemas põhitöö, kui sul on olemas põhiteenistus ja sa teed midagi elus, et saavuta natukene enam, et anda väärtust ja saada väärtuse vastu väärtust, siis üldjuhul sa ei muutu agressiivseks, pealetükkivaks, loodetavasti teed siiski asju eetiliselt ja sa ei kiirusta. Ma loodan, et sa ei kiirusta. Ja ma vaatasin täna, ma toon siia ühe loo sisse, ma vaatasin täna Ott Kiivikase ühte koolitust, mis on internetis ka tasuta saadaval, minu arust see Delfi TV, kes seda edastas, ja ma sain sealt ühe väga hea idee. Ott rääkis ka, et inimesed tulevad jõusaali ja nad arvavad, et just kui peaks kõik tulema nii kergelt, lihtsalt ja juba ma olengi heas vormis ja juba kõik lähebki nii ja järsku avastan ennast võistlustelt ja olen professionaalne kulturist. See ei ole nii. Igal erialal tuleb kõigepealt omandada teadmised, läbi teadmiste hakata tegutsema, läbi tegevuste tulevad kogemused ja siis sa muudkui lihvid oma tegevusi ja kogemusi. Sama on ka võrkturunduse juures. Ärme eelda, et see on kiiresti rikastumise viis. Palun, ärme teeme seda. Vaid teeme seda professionaalselt. Loomulikult on erandeid, on inimesi, kes on tõeliselt kiiresti saavutanud väga suurt edu. Ka meie ettevõttes on inimesi rohkem kui 10
kes teenivad väga hästi, kellel on väga suured meeskonnad, tõsiselt sellised, kuidas ma ütlen sulle, heas mõttes kadestava panevad suured kliendibaasid, väga kindel passiivne tulu. Aga kõige olulisem on see, et suur osa inimesi vajab siiski kogemust rohkem, vajab tegutsemist rohkem, õppimist rohkem, arenemist rohkem, sest kõik me tuleme ja oleme erineva taustaga. Kes tuleb ja on palgatööline, kes tuleb ja on ettevõtja, kes on teinud mõlemat, kes see, siin on nii palju erinevaid stsenaariumeid, kust inimene tuleb, milline taust tal on, millisest ringkonnast ta tuleb. Anna endale aega areneda ja nüüd, kui sa arened ja tegutsed äris, mitte ainult, et saada seda lepingut, et saada raha, vaid see, et saada teadmisi ja anda väärtust ja väärtuse vastu saada raha, siis see on hoopis teine. Sest kui inimene, kelle sa esitad oma toodet näiteks, räägid talle tootest, siis ma loodan, et sa teed nii, et see inimene tahaks ise seda toodet kasutada, et tema näeks väärtust, mitte sina ei tekistaks tal seda, et ta peab kohe nüüd ostma. Kui sa kutsud oma ärisse äripartneri, sulle see inimene sobib, te saate hästi läbi ja sa tahaksid temaga koostööd teha, ole nii hea. Saa temaga kokku nii palju kordi kui vaja. Saa temaga kokku 1 kord, 2 kord, 3 kord. Käige läbi materjalid, tehke selgeks, miks ta seda äri tahab teha, mis on siin vajalik, kui kaua see võib aega võtta. Ja et see inimene oleks informeeritud, mida ta tuleb tegema, mis on selle jaoks vajalik ja see, et te koos lähete edasi. See võib võtta aastaid, uskuge, aga sa ehitad usaldust, sest inimesed tulevad sinu klientideks ja sinu partneriteks või äripartneriteks, kuidas sa tahad nimetada, sellepärast, et nad teavad sind, sa meeldid neile ja nad usaldavad sind. Know you, like you, trust you. Ja need on ainukesed 3 põhjust, miks inimesed tegutsevad. Kui sa need asjad oled loonud, siis kõik edasi on ühine areng, ühine koos tegemine. Ja kui sa ei pane sinna, kui sa ei klammerdu sinna kiirusesse, et ainult saada tulemust, vaid lood ka väärtust, siis ei teki selliseid juhtumeid, nagu siin alles on tekkinud. Sest et nüüd sa oled eetiline. Sina ju ei tahaks, et sinuga käitutakse nii. Ära siis käitu teistega. Aga kujuta ette, kui enamus meist õpivad selgeks elukutse olla professionaalne võrkturundaja või liikuda sinna poole. Kujuta ette, mis hakkab toimuma sinu tutvusringkonnas, mis hakkab toimuma, kuidas inimesed hakkavad suhtuma. Ta on võrkturundaja, okei, ta teeb juba 4-5 aastat ühte asja. Ma tean, mis tooted tal on, ma olen käinud, võib-olla aja jooksul tuleb tooteid juurde, sa tutvustad neid. Inimesed saavad aru, miks sa seda teed. See ei ole õnnemäng. Ja nüüd nad saavad aru, et see on elukutse. Ja kui nad saavad aru sellest, et see on elukutse ja et seda tehaksegi aastakümneid, siis nad ei sildista enam sind kui agressiivset müügiinimest või ainult kasu peal väljas või nad näevad, et sina arened, sa teed asja hästi, nad tahavad sinuga ise uuesti ja uuesti kohtuda ja mis hakkab juhtuma, inimesed hakkavad küsima, kuidas sul läheb? Kas sul on midagi uut tulnud? Ma pole sind ammu näinud, kas saame uuesti kokku? Ja see juhtub. Aga see võtab aega. See video tuli küll natuke pikem, aga ma loodan, et ma jõudsin mõnes punktis kohale. Kohe kui on küsimusi, küsige. Teeme uue video. Pange siia oma mõtted kommentaaride alla. Räägime selle teema lahti. Mida paremini kogu need inimesed, kes siin on, kes neid videosi vaatavad, kes tahavad saada paremaks oma võrkturunduse elukutse juures, mida rohkem me teame, kuidas seda hästi teha,
seda rohkem meid hinnatakse. Isegi siis, kui on veel väga palju inimesi, kes ei tee seda nii eetiliselt. Aga kui meie teeme, siis me teeme algust ja anname nii-öelda stardi millegile suuremale, millegile heale. Aga tänu meile, kõigile, kes te vaatate, kui igaüks annab väikse panuse ja teeb seda hingega, eetiliselt ja selleks, et ennem anda väärtust ja siis alles saada, siis uskuge, see on fantastiline elukutse, kus olla, kus teha kõigepealt seda oma põhitöö või tegevuse või äri kõrvalt ja siis, kui sul siin võrkturunduse elukutsest on passiivne tulu igakuiselt, siis läheb asi huvitavaks ja siis tekib elustiil, mida või millest tahavad paljud teised osa saada. Ja nüüd hakkavad nemad sulle helistama. Ma loodan, et sa said siit videost väärtust või see tekitas sulle mõtteid, võib-olla kahtlusi, võib-olla sa tahaksid mingit teemast täpsustada. Anna teada, kommenteeri see video alla, räägime seda teemat edasi, liigume edasi professionaalselt ja minu soov sulle on, et kas sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Mina tänan.